Vladimir Putin on hirmu. Venemaa president ei tunnistaks ega näitaks oma hirmu avalikult, kuid just see ongi asja mõte. Vladimir Putin on ootamatult Kremlist kadunud. Läks selle vältimiseks maa alla, sest miski hirmutas teda väga. Kreml pole enam paranoilise Vladimir Putini jaoks turvaline, sest Venemaa juht püüab kaitsta ainukest talle tõeliselt tähtsat, oma elu. Vladimir Putinit pole Kremlis ammu nähtud. RBC Ukraina andmetel oli 9. märts viimane kord, kui Venemaa presidendist Vladimir Putinist oli Kremlis avalikul üritusel mingitki märki. Vladimir Putin on ka varem Kremlist eemal olnud, kuid see on üks tema pikimaid puudumisi Venemaa võimukeskusest. See toimub samal ajal, kui Venemaa alustab kevad- ja suverünnakut, et saavutada Vladimir Putini soovitud eesmärgid Donbassis. Vladimir Putini kadumine nii kriitilisel hetkel, hoolimata rünnaku tõenäolisest läbikukkumisest, näitab, et Venemaa presidendi peas on midagi väga valesti. Ja üha rohkem on tõendeid selle kohta, et ta teeb kõik endast oleneva, et avalikkuse silme alt võimalikult kaugele jääda. Räägime viimasest avalikust esinemisest. 9. märtsil osales Vladimir Putin kohtumisel ülemaailmsete nafta- ja gaasiturgude teemal, mida operatsioon Epic Fury Iraanis on tugevalt mõjutanud. Sellest ajast on Vladimir Putin osalenud kohtumistel kaugteel, näiteks 18. märtsil pidas ta veebikohtumise Venemaa valitsusega väidetavalt oma Novo-Ogarjovo residentsist Moskvas. Kohtumise legitiimsus on vaidluse all, sest räägitakse, et tema esinemine oli eelnevalt salvestatud video. On märke, et Venemaa juht on veebikohtumistel oma asukohta võltsinud. Kontoritrikid ei ole Putini jaoks sugugi uus asi. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabaduse, RFRL teatel tuli novembris ilmsiks, et Putin on oma asukohta juba kuid varjanud. Kuidas? Luues 3 sarnast kabinetti eri kohtades, et keegi ei teaks, kus ta tegelikult on. Vähemalt nii tegi Putin. 160 päeva pärast selle uudise avalikustamist pole Kreml avaldanud ühtegi videot ega fotot, kus Putin oleks mõnes neist kabinettidest, mis näitab tema hirmu. Tema salakaval plaan on paljastatud. Esialgsed visuaalsed märgid on kas muudetud või on Putin leidnud uued maa-alused punkrid ja kabinetid tegutsemiseks. Putin oli varjul juba enne viimast puudumist Kremlist, kuid asi muutub veelgi kummalisemaks. 4. märtsil, vahetult enne Putini veninud puudumist Kremli kohustustest, avaldas RFRL raporti, mis näitab, et paljud Putini esinemised salvestatakse varem, kui need tegelikult toimuvad. Ja mis seekord saladuse paljastas? Taimed. Väljaanne teatas, et 2. ja 3. märtsil postitasid Putini käsilased videoid tema väidetavatest kohtumistest Venemaa Föderaalse kassajuhi ja Amuri oblasti kuberneriga. Neist kohtumistest teatati Venemaa riigitelevisioonis koos videomaterjaliga ja just seal hakkasid asjad viltu vedama. RFRLi andmetel viitab märtsikuu kaadrite taustal nähtav Hiina igihaljas taim, et Putin filmis oma kabinetis kohtumised tegelikult 9. kuni 17. veebruaril, mitte märtsi alguses. RFRL teatas, et taimed hakkasid veebruari alguseks närbuma. Ametnikud olid vanad taimed selgelt uute vastu välja vahetanud, nagu näitab Kremli veebruaris avaldatud videomaterjal. Kuid äsja mainitud väidetavad märtsikuu kohtumised näitavad selgelt, et vanad taimed on endiselt alles. Keegi Putini lähikonnast tegi vea. Nad paljastasid, et Venemaa juht salvestab kohtumiste kaadreid nädalaid enne, kui Venemaa väidab, et need toimusid. Nii et võltskontorid, mahajäetud kontorid, igasugused ajastuse apsakad kohtumistega ja nüüd täielik kadumine Kremlist. Need pole enesekindla juhi teod. Juht, kes on nii kaua kujutanud end Venemaa poliitika murdmatu jõumehena, mis on olnud tema võimu aluseks juba üle 2 aastakümne. Möödas on päevad, mil Putin poseeris lavastatud fotodel, tehes mehelikke asju nagu treenis, allveesõidukitesse ronis või harrastas parapurilendu. Nende asemel on nüüd Putini versioon, kes püüab iga hinna eest kaduda, ent kõigest eemale peita. Tugevast mehest on saanud Venemaa nõrk ja hirmunud väike mees, mida ta trikkidega varjata ei suuda. Venemaa juht on maa alla kadunud. Põhjuseks on, et Venemaal on viimastel kuudel mõned asjad muutunud. Või peaksime ütlema, et Iraanis juhtus midagi nii suurt, et see ehmatas Putinit ja sundis teda varjule minema. Kui USA alustas operatsiooni Eepiline raev, ei teadnud isegi Putin, kui laastav see Iraanile on.
Kui suur hulk sõjalist taristut läks operatsiooni esimesel päeval leekidesse, operatsiooni, mis on nüüdseks kestnud peaaegu kuu aega, siis üks kaotus eriti tekitas Putinis külmavärinaid ja see juhtus kohe esimesel päeval. Iraani kõrgeim juht Ali Khamenei tapeti. See mees, nagu Putin praegu, püüdis iga hinna eest vaenlaste eest varjuda. Ta likvideeriti täpselt läbi viidud operatsioonis, mis Guardiani andmetel kestis USA'l ja Iisraelil vaid 60 sekundit. CIA ja USA luureteenistused kogusid 6 kuud andmeid Khamenei kohta enne 28. veebruari rünnakut. Siis visati punkeripommid, mis tungisid Khamenei peidupaika ja tapsid tema ning umbes 40 Iraani sõjaväejuhti. Khamenei ei oodanud rünnakut ega arvanud, et USA tabab teda. Khamenei eksis ja Putin on seda märganud. Pole juhus, et Putini kadumine Kremlist koos kõigi tema kabinetis toimunud veidrustega langes kokku päevadega vahetult pärast Khamenei kõrvaldamist. Putin nägi, kuidas USA, Venemaa ajalooline vaenlane, korraldas surmava ja tõhusa operatsiooni ning ei saanud jätta mõtlemata, et sama võib iga hetk ka temaga juhtuda. Putin arvab, et avalikult Kremlis liikumine teeks ta vaenlastele lihtsamini leitavaks. Kui levisid uudised, et USA ja Iisrael said Iraanis oma mehe kätte, süvenes Putini paranoia veelgi. Financial Timesi andmetel leidis USA Khamenei asukoha häkkides Teherani liikluskaameratesse pika jälitusoperatsiooni käigus. Kas suudad ette kujutada, mis Putini peas sel hetkel võis toimuda? Seadmed, millele ta turvalisuse tagamiseks lootis, võisid teda pidevalt jälgida nagu Khameneid. Täpselt nii tekkis tal tõenäoliselt usaldamatus kaamerate suhtes. See heidab hoopis uue valguse nendele videotele, millest me varem rääkisime. Putin ei taha, et teda tabataks Kremli ametnikega kohtudes oma asukohta otseülekandes näitamas. Ta kasutabki salvestisi. Ta ei taha nähtaval olla, sest ei tea, kes teda jälgida ja vaenlastele ette kanda võib, olgu Kremlis või mujal. Putinis paranoia on temast lõpuks võitu saanud. Jälle oli näha, et see juhtub kohe, kui USA tõestas, et suudab tabada ka Khameneid. Enne teemat tuletan meelde, vaatate saadet The Military Show. Toome kogu pildi, mitte vaid pealkirjad. Kui meeldib, vajutage telli, et ükski video ei jääks nägemata. Kaamera pole ainus tehnoloogia, mille eest Putin end varjab. Tehnofoogia ilmingud on ilmnenud juba Ukraina sissetungi algusest. 2022 aasta lõpus kirjutas South China Morning Post, et Putin keeldub interneti kasutamast ja nõuab kogu info saamist ainult paberdokumentidel. Sama raporti kohaselt ei kasuta Venemaa president isegi nutitelefoni. Samuti väidetakse, et nii Venemaa kui ka USA ametnikud on neid väiteid kinnitanud. Business Insider on neid väiteid samuti kinnitanud, viidates endisele Venemaa luureametnikule, kes on nüüdseks üle jooksnud. 2023 aprillis selgitas Gleb Karakulov. Oma teenistuse ajal pole ma teda kordagi mobiiltelefoniga näinud, lisas ta. Ta ei kasuta internetti ega mobiili ning saab infot vaid lähikonnalt, olles infovaakumis. Äkitselt hakkame mõistma, miks Venemaal Ukrainas nii halvasti läheb. Mees, kes peaks juhtima infovahetust, ei kasuta vahendeid, mida ta vajab, et saada kätte ajakriitilist teavet, mis võimaldaks tal reageerida rindel toimuvatele pidevatele muutustele. Putini soov saada paberdokumente viivitab talle info jõudmise tundide või päevade võrra. Putinis paranoia halvab tema Ukrainasse saadetud käsilased. Aga mis veelgi olulisem, see halvab tema võime olla see tugeva käega president, kelleks ta on end nii kaua nimetanud. See mees kardab mikroobe ja mürgitamist. Vladimir Putin väldib lennukiga lendamist, kartes selle õhku laskmist. Need taktikad on samad, mida Vladimir Putin on kasutanud vaenlaste vastu. Võib-olla usub Vladimir Putin karmasse, mis läheb ringi, see tuleb ringiga tagasi ka Venemaa juhile ning ta ei taha olla kusagil lähedal, kui tema ja Venemaa pidevalt kasutatavad taktikad tema enda vastu pööratakse. Siin hakkame nägema ühe mehe lugu, kes on oma enda hirmu tõttu nii haaratud, et on end täielikult halvanud. Pole interneti, kaameraid ega Kremlit. Ja pärast Khameneis kõrvaldamist hakkab Putin samuti mõistma, et ükskõik kui palju ta ka ei pingutaks, ei suuda ta põgeneda selle eest, mida ta üha enam usub endale lähenevat. Khameneiga juhtunu pole ainus põhjus, miks Putin ei näita end Kremlis. Iraani juhi kõrvaldamine on uusim märk sellest, et USA ei järgi enam seda sama reeglistikku, mille järgi ta on aastakümneid tegutsenud. Vaid mõni kuu enne operatsioon Epic Fury algust saatis USA eliitüksused Venezuelasse, et tabada endine president, keda paljud teavad diktaatoriks, Nicolás Maduro.
Putin märkas, et Maduro ja Khomeini olid Moskva liitlased. Ja ometi on USA suutnud nad mõlemad vähem kui 2 päeva jooksul kõrvaldada. Jällegi, see on hingematev tõhusus, kuid see ei ole ka see, kuidas see kõik peaks toimuma. Putin on mees, kes on alati reegleid eiranud. Kui tal oli vaja midagi teises riigis ära teha, suutis ta selle teoks teha ning samal ajal endale piisavalt usutavat võimalust oma seotust eitada jätta, et väita, nagu tal poleks sellega mingit pistmist olnud. Nüüd peab ta vaatama, kuidas USA avalikult kõrvaldab temaga sarnaseid juhte. Need on despoodid ja diktaatorid, kes langevad USA käe läbi. Sama nimetust sobib kasutada nii Putini, Khomeini kui Maduro kohta. Kas tema võib olla järgmine? See küsimus võib praegu Putini peas keerelda ja olla põhjus, miks ta on varju läinud. Ta soovib jääda varju, sest tunneb, et juhib habrast režiimi, mis võiks kergesti saada sihtmärgiks riigile, kes 2026 aastal tõestas 2 korda oma oskust despoodid kukutada. Putinis paranoi ei ole vaid tema peas. Putini olukorra kohta räägib rohkem kui vaid tema tegevus võltskontorites või tegevusetus Kremlis. Tõeline probleem Putini jaoks on see, ta on nii meeleheitlikult püüdnud näida tugevana oma kõige nõrgematel hetkedel, et ta teeb Vene rahvale kahju. Varem mainisime, et Putin kardab interneti kaudu jälgimist nii väga, et ei kasuta internetti ega nutitelefone. Ta mõistis, et internet on kasulik nii Venemaa rahvale kui ka sõjaväele. See kõik näib nüüd olevat aknast välja lennanud, nagu paljud Putini varasemad vaenlased, sest Venemaa president juhib kogu riigis interneti mahasurumist. Täielikud internetikatkestused muutuvad kogu riigis tavaliseks. Digitaalne tsensuur ei ole Venemaa jaoks midagi uut, kuid ulatuslikud interneti- ja mobiiliteenuste katkestused, mis ulatuvad isegi Moskvani, on seda küll. Need katkestused põhinevad valikulistel katkestustel, mida Venemaa on kasutanud juba kuid ja mida ta alati põhjendab Ukraina droonide vastase taktikana, kuid tegelikult näivad need olevat viis sulgeda igasugune arutelu, mis järgneb pärast seda, kui droonid on oma sihtmärgid tabanud. CNN-i sõnul spekuleeritakse katkestuste põhjuste üle. Mõned arvates tehakse neid Venemaa avalikkuse võimalike protestide ennetamiseks Putini mobilisatsiooni vastu. Jällegi üritab Venemaa juht end kaitsta millegi eest, mis tema arvates võib talle kahju teha. Kui ta proteste ei näe, siis järelikult pole nende vastu huvi. Ta eirab fakti, et tema interneti- ja mobiilside piirangud on nüüd nii karmid, et mõned Venemaal suhtlevad raadiosaatjatega. Teised mainivad probleeme, mis on seotud Putini hirmuga pärast USA režiimi muutusi Iraanis ja Venezuelas. Kui keegi Venemaal ei pääse internetti, siis ei saa keegi seda kasutada fotode tegemiseks, info saatmiseks ega millekski muuks, mis võiks isegi vähimalgi määral paljastada, kus Putin asub. Putin püüab Venemaad aina rohkem kontrollida, isegi kui tema haare juba murdub. Internetikatkestustega käib kaasas kampaania Telegrami vastu, mis on Venemaal paljudele peamine infokanal. Kremli on aastaid teinud koostööd kohalike tehnoloogiafirmadega, et luua Putini heaks kiidetud alternatiive Telegramile ja WhatsAppile. Messenger Max on rakendus, mille need tehnoloogiaeksperdid on välja töötanud ja taaskord on tegemist rakendusega, mis tõenäoliselt annab Kremlile peaaegu piiramatu ligipääsu sellele, mida Vene inimesed räägivad. Putin soovib, et rahvas kasutaks ametlikku alles arenevat alternatiivi Telegrami asemel, mida kasutab üle 60% elanikkonnast. Messenger Max on parem. Messenger Max võimaldab Putinil pidevalt jälgida internetitegevust, mida ta ise kardab kasutada. See on järjekordne hirmumärk mehelt, keda pole 2 nädalat Kremlis nähtud ja need katkestused langevad kokku Kremlis levivate riigipöörde kuuldustega. Kuigi näiteks väljaanded nagu Kiev Independent on neid kuulujutte nimetanud soovmõtlemiseks, piisab sellest loost, et Putinit veelgi hirmutada. Pärast Putini endise kaitseministri Sergei Shoigu järjekordse liitlase arreteerimist on see endine Putini käsilane alustanud riigipöörde katset Putini võimu võtmiseks. See ei tee olukorda paremaks, et veel üks Moskva internetikatkestus toimus täpselt siis, kui Putini käsilased arreteerisid endise asekaitseministri Ruslan Salikovi, kes ongi see Shoigu liitlane. Kõik, millest me nendes videotes rääkinud oleme, viitab sellele, et Putini paranoia on lõpuks temast võitu saanud. See pole üllatav. Lisaks USA tegudele teistes riikides juhib Putin režiimi, mis on kasvava surve all. Ukraina on praeguseks veebruarikuise vastupealetungi käigus Vene vägede vastu vabastanud rohkem alasid, kui ta on kokku vabastanud alates 2023. aastast. Zaporižja ja Dnipropetrovski lõunaosas on umbes 400 ruutkilomeetrit ehk 154 ruutmiili taas Ukraina kontrolli all, mis on löök Putini väitele, et Ukraina on lüüasaamise äärel.
Kremli propagandistid pöörduvad isegi Putini vastu. Näiteks Ilja Romezlo, jurist ja Ukraina sissetungi tulihingeline toetaja. Putin premeeris toetust riigi televisioonis kohtadega, kuid Romezlo väitis, et Putin kukutatakse 2026 aastal. International Business Times teatas 18. märtsil, et Putini väidetav liitlane on öelnud, et president muutub iga aastaga üha nõrgemaks. Ja on selgeid märke, et süsteemi kokkuvarisemine, mis on Putinit üle veerand sajandi toetanud, on tulemas. Võib-olla ongi see, mida näeme Putini Kremlist kadumisega ja kõige muuga, mida videos käsitlesime. Putin ei ole enam see ülimalt enesekindel juht, kelleks ta end alati on kujutanud. Pärast 4 aastat ebaõnnestunud erioperatsiooni Ukrainas ja USA tegusid Iraanis ja Venezuelas on Putin taandarenenud ega ole enam kõikvõimas. Ta on hirmunud diktaator, kes liigub peidetud kontorites ega näita end, arvates, et tema aeg saab läbi. Paranoias ei mõista ta ka oma vaenlasi. Kas see on USA, Vene rahvas või Kremli liitlased? Kõik nad või mitte keegi neist? Putin ei tea. Tema ainus lahendus on minna nii sügavale maa alla, et keegi ei leiaks teda. Ta muutub sellega jõuetuks juhiks. Venemaa kevadpealetungi halb algus pole Putini hirmu oma elu pärast vähendanud. Vene vägede dramaatiliseks pealetungiks peetud rünnak tõi hoopis rekordilised kaotused. Rasked kaotused Ukraina vasturünnakutes ei näita Putini jõudu. Venemaa läbikukkumisest saate teada meie videost. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show'd, et näha rohkem analüüse selle kohta, kuidas Venemaa kõige võimsam mees laseb paranoial end seestpoolt hävitada. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!